Olen Harjumaa maakler, olen Meelis Paldre Uusmaa kinnisvarabüroost ja minu põhiline tööpiirkond on Harjumaal, Laagri, Saku, Saue piirkonnas ja tegelengi rohkem majadega ja siis ka korteritega selles piirkonnas. Minu käest on küsitud, et kas ja kuidas mõjutab sauna ja kamina olemasolu kinnisvara väärtust. Saun ja kamin on sellised lisaväärtused, mis tekitavad inimeses sooja kodutunde ja nii korteri kui ka eriti eramaja või ridamaja puhul on see selline lisaväärtus, mis kindlasti mõjutab ostmist ja kergendab müüki ja vahest on inimestel selline arvamus, et võib-olla hoian kokku uue maja ehitamisel, et ei ole suur kamina sõber või saunas käia, aga nad ei teadvusta endale seda, et elu võib muutuda, neil võib endal tekkida huvi ja soov seda kasutada või kui peaks olema tulevikus vaja müüa seda kinnisvara, siis on oluliselt lihtsam müüa maja, kus juba on olemas selline võimalus, kas siis kamin või saun või mõlemad, kui sellist maja, kus seda ei ole ja kus siis sa nagu lõikad ära teatud osa nendest ostuhuvilistest, sest nemad tahaksid majja saada, kaminat või sauna. Ja kui ostuhuvilisel on võrrelda kaks võib-olla sarnast kinnisvaraobjekti, kus ühes on kamin või saun ja teises ei ole, siis inimesed ikkagi valivad selle variandi, kus on need võimalused juba olemas. Lisaks sellele, et kamin on muidu õdus ja ilus vaadata, on meil Eesti kliimas siiski eriti linnakeskustest eemal selliseid piirkondi, kus vahest talvel suure külmaga, suure tuulega elekter lihtsalt lahkub majast. Ja sellisel juhul on selline kamin ainuvõimalik soojusallikas, kuhu ümber saab siis pere koguneda ja mis kütab piisavalt maja, et saaks seal üle elada selle elektrikatkestuse. Mina olen Meelis Paldre Uusmaa kinnisvarabüroost ja selline lühike kokkuvõte olekski minu poolt, et ühes õiges Eesti kodus peaks olema nii kamin kui saun, kõike head.